lugemise ilmutuses raamatu 4. peatükist. Pärast seda ma nägin ja vaata, taevas oli avatud uks ning sama hääl, mida ma olin kuulnud enesega rääkivat otse kui pasun, ütles, tule siia üles ja ma näitan sulle, mis peab sündima pärast seda olin ma vaimus. Ning enne näe, taevas seisis troon ja keegi istus troonil. See istuja oli sarnane jaspise ja karneooli kiviga ja trooni ümber oli vikerkaar, mis sarnanes smaragdiga. Ja trooni ümber oli 24 trooni ning neil troonidel istus 24 vanemat, valged rõivad üll ja peas kuldhärjad. Troonist tuli välja välke ja hääli ja kõuemürinaid ning 7 tulelampi oli põlemas trooni ees. Need olid Jumala 7 vaimu. Trooni ees oli nagu klaasmeri, mägi kristalli sarnane. Trooni keskpaigas ja trooni ümber oli 4 olevust, täis silmi eest ja tagant. Esimene olevus oli lõvi sarnane ning teine olevus oli härja sarnane ning 3. olevusel oli valged nagu inimesel ning 4. olevus oli lendavat kotka sarnane. Ning 4 olevusel oli igaühel 6 tiiba, ümberringi ja sees silmi täis, ning nad ei lakanud ööl ega päeval hüüdmast. Püha, püha, püha on Issand Jumal, kõige väeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb. Iga kord, kui olevused andsid au ja austust ja tänu sellele, kes istub troonil ja elab igavesest ajast igavesti, langesid 24 vanemat troonil istuja ette ning kummardasid teda, kes elab igavesest ajast igavesti ja heitsid oma pärjad trooni ette, hüüdes, sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik olev on loodud sinu tahtmise läbi. See on Jumala sõna. Aitäh, Lisa. Paljud teist olid ka ülemöödunud pühapäeval kirikus ja võib-olla mäletate, et me alustasime nii-öelda uut seiklust. Läksime Liikvele ilmutuse raamatut uurima. Nagu algus tegi Magne ja jutustas meile selle raamatu algusest ja võib-olla natuke sissejuhatuseks. Ja see jätkus tegelikult siis mitte nüüd eelmisel, vaid ülemöödunud nädala neljapäeval, kus siin toimus siis väike selline piiblitund ja kus me siis rääkisime sellest esimesest 3 peatükist. Ja see oli tõesti põnev. Väga huvitavaid asju sai teada, näiteks, et miks see leigevesi, siis see paha vesi on. Nimelt on ju teada-tuntud salm, et ole see siis kuum või külm, aga mitte leige, et miks siis leige ei tohi olla. Selles mõttes oli väga, väga palju uusi põnevaid asju sai teada. Täna kutsutakse meid astuma sammuke kaugemale. Kui senimaani esimesed 3 peatükki, seal olid profeteeringud või sellised manitsused 7 väga konkreetsele kogudusele ja tõesti see oli nii põnev oli jälgida, kuidas moodi need konkreetsed sümbolid viitasid ka mingisugustele konkreetsetele objektidele või olukordadele, mis siis seal nendes Väike-Aasia kogudustes olid, siis nüüd me läheme kaugemale. Nüüd sellist mõistuslikku seost reaalsuse ja sellega, mida kirjeldatakse, et selle loomine on põnevam väljakutse. Meid kutsutakse teekonnale ja mõningis mõttes pannakse proovile meie kujutlusvõime. Kuid üks oluline asi, mida siit edasi tuleb kogu aeg silmas pidada, on see kõik on kirjutatud meie julgustuseks. See on kirjutatud koguduse julgustuseks, see on kirjutatud ülesehituseks. See on tõsises, kõige ehedamas mõttes Jumala sõna. Selles mõttes ei tasu karta ka seda, mis siit edasi tuleb.
Pean möönma, minul läks hästi. See lõik, mida me täna kuulsime, on veel suhteliselt hästi jälgitav. Ometigi see on ka väga vastutusrikas. See on mingis mõttes nagu justkui avaakord sellele, mis järgnevalt hakkab toimuma. Mõned pühapäevad tagasi ma mainisin teile ühte sellist mõtet, see ei ole minu mõte, see on liturgikud rohkem kasutavad seda, aga tõesti see on selline väga oluline mõte, et tõesti me maailmas eksisteerime justkui kaose ja korra piiril. Vahest me tahaksime justkui nagu endale illusiooni luua, et oi, siin on ikka väga kindel ja siin on kõik hästi. See ei ole nii. See maailm on teatud mõttes kogu aeg, on sellises ripub nii-öelda juuksekarva otsas, see on sõltuv Jumalast, see on sõltuv sellest, kes sellele elu annab. Ja väga sageli meie igapäevaseks selliseks teemaks on siis tõesti see, et kuhu on meie silmad seatud. Nagu ma seal alguses pihikõnes ka mainisin, salmist ütleb, et tema vaatab alati issanda peale. Aga kuhu meie vaatame? Kas meie vaatame korda, vaatame seda, et kevad hakkab tulema, et päike paistab, et on ilus ilm, või vaatame selle peale, et seal ida pool on sõda, mis see venelane teeb, kuidas minu elu on, võib-olla see täpp, mis mul siin on, äkki see on hoopis vähki, äkki ma suren ära. Ühesõnaga, kuhu poole ma vaatan, mis on see, mis loob minu orientiiri. Ja siin see avakord jutustab sellest, millest psalmist rääkis. Ma vaatan alati issanda poole. Ehk siis Johannese kirjeldus on teatud mõttes kontrastiks sellisele kaosele. Ta kirjeldab täiuslikkust. Ta kirjeldab seda, kuidasmoodi filigraanset, kuidasmoodi asjad sellises kõige korrastatumalt võiksid olla. Mingis mõttes võib-olla joonistatakse meile pilt, mis avardus nagu enne loomist või enne seda, kui asjad hakkasid allamäge minema. Aga kõigest järge mööda. Ma pean küll kurbusega ütlema, et see tekst on sedavõrd tihe, et kõikidele asjadele ei saa täna siin tähelepanu pöörata. Aga tahan julgustada teid, neljapäeval on piiblitund jälle ja siis saame uurida edasi. Aga mõne asja ma siiski julgen siin välja tuua. No, lugu läheb tõesti sellest liikvele, et hakkab nagu justkui uus osa, et esimesed 3 peatükki olid siis jutustus selle 7 kogudusele, aga nüüd hakkab midagi täiesti uut. Ehk siis tekst algab sõnadega, võid panna siit peale ka selle Kristoffer. Pärast seda ma nägin ja vaata, taevas oli avatud uks ning sama hääl, mida ma olin kuulnud enesega rääkivat, otse kui pasun ütles, tule siia üles ja ma näitan sulle, mis peab sündima pärast seda. Ühesõnaga, see on nagu justkui uus avang või selline uus peatükk tehakse lahti. Johannes kutsutakse üles vaatama, piiluma sinna üles. Minu isa oli lennukimehaanik, ta oli ka kirikuõpetaja, aga tema esimene eriala siis tõesti oli lennundusinsener, mida ta siis Venemaal õppis. Ja selle tõttu meil oli kodus väga palju raamatuid lennukitest. Igavesti põnevad olid seal. Oli küll lennuki ehitusest oli pilte ja seal oli pilte ka nendest erinevatest lennuharjutustest, mida tehakse ja ma väikse poisina neid armastasin väga lapata ja vaadata. Ja mingil hetkel minu elus ilmselt oli ka see moment, kus ma tundsin, et minust saab ühel hetkel lendur. No, lendurt minust ei saanud, aga lennunduse vastu loomulikult oli mul selline nõrkus, aga lennukeid väga palju Nõukogude maal ei saanud käega katsuda või ligi. Kuni tulid 80. aastate lõpp või 90. aastate alguses ja me pere või kogudusse tuli külla üks grupp Soomest, kus oli üks härrasmees, kes oli lendur ja kes siis Finnairi lennukiga lennutas inimesi soojale maale. Ja ükskord, kui me Soomes olime, siis mina sain istuda lennuki kokpitis. Ma ei saanud küll mitte midagi aru, mis seal oli. Seal oli väga palju nuppe ja väga palju kange ja kõik edasi. Aga see oli põnev. See oli väga, väga huvitav kogemus. See on Johannesel vedas veel paremini. Johannes sai minna sellesse päris kokpitti. Tema sai piiluda ja vaadata sisse sinna, kuidas moodi seda universumit juhitakse. Ta sai näha midagi sellist, mida keegi ei ole näinud.
Ja seda vaatamata sellele, et Johannes oli tegelikult ju pagendatud kuskile pärapõrgusse. Teatud mõttes võis ta nagu ette kujutada, et nüüd on mu elu läbi, et vana mees ka juba ja et ei tea, kas siit üldse on nagu midagi veel jäänud, et võib-olla võiksin hoopis oma surma oodata mingisugusel Patmose saarel. Ja talle avaneb selline vaade. Talle avaneb mingisugune vaade, mis ei ole mitte kellelegi see osaks. Ja see ei ole mitte ainult julgustuseks talle, vaid see sõnum on kujundanud arusaama Jumalast tänase päevani. Täna me kuulsime siis tõesti sellest lugu, et Jumal istub troonil, on kõige keskses. Järgmine peatükk, 5. peatükk räägib sellest, et seal troonil ei ole Jumal üksi, seal on ka talv. Ehk siis Jeesus Kristus tõstetakse sellesse keskmesse. See on võib-olla üks kõige selgemaid kohti, mis on ka meie arusaama Jeesuse isikust kujundanud. Ilmselgelt, kui Johannes kirjeldab seda, mida ta näeb, siis ta on hädas. Nagu mina väikese poisina rääkis, et seal oli sellised valged nupud ja siis sellised suured kangid ja siis oli natuke suurem tool ja kõrvaklapid olid ja nii edasi. Adumata, et mille jaoks see kõik olemas on, siis Johannese kirjeldus on natuke sarnane. Ta räägib mingisugusest karneooli kivist. Et seal on troon on loomulikult kõige tähtsam, troon on kõige olulisem, nagu kokpitis, sa istud tooli peal, seal kõik on sinu ümber, kõik on sinna suunatud. Aga tõesti see troon on seal keskel ja siis ta üritab nagu natuke kuidagi kompamisi seal mainida, et mida ta siis seal nagu näeb ja mida ta näeb karne istuja sarnas jaspise ja karneooli kiviga. Siis räägib vikerkaarest, aga vikerkaart on ka nagu raske kirjeldada, mis smaragdid. Ta annab endast parima. Ja tõesti, see viis, kuidas meie nagu asju, mida me ei oska kirjeldada, loomulikult me kirjeldame selle kaudu, mida me tunneme või mida me tajume. Vahest ma olen mõtlenud, et kui selline võhik peab mingisugust abstraktset maali kirjeldama, näeb mingisugust Dali maali ja siis ta selline maa lähedase ja kõige lihtsama mõistusega kirjeldab, mida ta siis näeb, üritab kirjeldada neid värve või üritab seal kirjeldada mingisugused kujundeid ja nii edasi. Võib ette kujutada, et inimesed, kes sellest asjast päriselt jagavad, muigavad vaikselt, et ei tea, et mis ta nüüd kirjeldab. Aga selge on see, et Johannes teeb endast parima. Ta kirjeldab nende sümbolite kaudu, nende märkide kaudu, mis on talle tuttavad. Ja karneooli kivi on väärtuslik kivi. Smaragd on väga väärtuslik kallis kivi. Eks see on midagi kirjeldamatult hinnalist, mis sealt vastu vaatab. Ja siit edaspidi ma tahaksin teha sellise märkuse, mida võib-olla nendes kõikides ilmutuse raamatu piiblitundides või ka nendes jutlustes tasub nagu silmas pidada. Aga ka siis, kui te koju lähete ja loete uuesti seda ja uuesti loete seda ilmutuse raamatut, ei tasu jääda kinni nendesse märkidesse. On loomulikult asju, mis on nagu selgemad, millest saab aru, aga ilmutuse raamatus on ka väga palju selliseid asju, mis võib-olla täna ei kõneta, mis võib-olla täna ei jõua kohale. Mõnikord on ilmutuse raamatut tõlgendades tehtud selline julge otsus, et on püütud anda kõikidele sümbolitele, näiteks sellele karneooli kivile mingi tähendus. Selle ei tarvitse väga sügavat tähendust. Võib-olla jutustab sellest, et see oli väga väärtuslik, mida Johannes seal nägi ja mida ta hindas. Ometigi selles loos kõige olulisem ja kõige tähtsam on see, et kõige keskel on troon. Ja see troon tõesti kordub ka selles lühikeses tekstis päris mitu korda ja see trooni temaatika jätkub täpselt samamoodi järgmises peatükis. Öeldakse küll, et sellel troonil istub keegi. See on väga oluline fakt. Sellel on keegi. Tõsi, Johannes ei suuda seda kirjeldada. See on kirjeldamatu. Kui te loete Vana Testamenti, siis Jumala kirjeldamisest üldiselt hoidutakse. See on natuke ohtlik tee. See kuidagi viisi piirab, kuidagi viisi piiritleb seda.
Kui nüüd Jumal tõepoolest on olemas, kui ta on kõik võimas, kui ta on kõik loonud, siis oleks nagu ette kujutamatu, et me inimestena suudame seda lõplikult hoomata või suudame seda käsitleda või seda kirjeldada või ütelda, et Jumal on selline. Muuseas, nõukogude ajal oli selline väga levinud müüt või propaganda, et seal pilvepiiril istub üks mees, ilmselt vanemat sorti halli habemega, mis kõneleb tema väärikusest. Mõnikord hoiab ta käes harfi või lüürat või lüürat vist siis, jah. Ja siis loomulikult tal on aupaiste, mõnikord joonistati see natuke nagu viltu kelmikalt või midagi niimoodi, ja siis ta vaatab sealt ülevalt alla ja vaatab, et kuidas need inimesed siin siblivad siin maailmas. No ja siis sellele muidugi järges see, et kuulge, see on ju nii naiivne pilt, et ega nüüd sellist Jumalat, need on ju lollid inimesed, kes sellist Jumalat. Täiesti õige, ongi lollid inimesed. Mina ka ei usu sellist Jumalat, ei istu seal vanamas seal pilvepiiril. See on see, mida praegu siin Johannes kirjeldab, see on midagi väga palju rohkem. See on midagi sellist, mis on kirjeldamatu, mida inimene ei suuda hoomata. Ometigi oluline on see, et see troon ei ole tühi. See troon on täidetud. Jumal, keda siin kirjeldatakse, on hoomamatu. Loomulikult, kui me ütleme, et Jumal on nüüd kõikvõimas ja on kõik loonud või nii, nagu see tekst ka siit jätkub, et oli, on ja jääb või on, kes kõige eest nagu vastutust kannab, eks ta loomulikult tekitab meist nagu rida küsimusi. Et kuidas siis selles laieneva sünnimärgiga nüüd jääb või ega me ei saa ütelda, et nüüd kui me sedastame, et Jumal on kõikvõimas ja teab kõike ja ta on seal troonil ja ta valitseb kõige üle, et see siis tähendab kohe automaatselt, et kõik on ideaalne. No ei ole ju ideaalne. Ometigi palju hullem variant on see, kui me oma mõtetes jätame selle trooni tühjaks. Seal ei olegi kedagi. Et see kõik on kuidagi ise tekkinud, see kuidagi viisi on ise siit käima läinud ja ise kuidagi viisi siit ka kuskile poole liigub mingisuguses suvalises suunas. No loomulikult, kui üks troon on tühi, siis tahaks ise sinna istuda, et prooviks ka ära, kuidas moodi siis troon on istuda. Ja eks me siis aeg-ajalt üritamegi seda teha. Eks nad seal ida pool ju ka praegu üritavad seda teha, et kuidagi viisi keegi istub sinna troonile ja ütleb, kuidas asjad tegelikult on. Ajaloost näeme korduvalt neid hetki, kus keegi üritab troonile istuda ja väljavaated on kehvad. Selliselt, kui teil täna üldse midagi meelde jääb, siis see, et see troon on täidetud. Ja see, et see troon on täidetud, on rõõmusõnum täna. Isegi selles situatsioonis, kus tõesti see pilk hakkab kuidagi sinna kaose poole nagu triivima, et oota, kuidas selle asjaga seal kõrval või kuidas seal pool on. Isegi selles olukorras me saame usaldada Jumalat, et see troon on täidetud. Tema teab, kuidas on lood selle maailmaga, kuhu poole see maailm liigub. Isegi kõige kehvemas olukorras on troon täidetud. Aga see korra kirjeldus ei lõppe siin. See läheb edasi. Selle trooni ümber on päris suur hulk erinevaid asju, millest siis tõesti kahjuks ei jõua kõikidest rääkida. Mõnda praegu siit kiiruga mainin. Trooni ümber kirjeldatakse meile 24 trooni, millel istuvad valgetes riietes vanemad. Neil öeldakse, et neil on ka kroonid peas. See on kuidagi, nad on suunatud sinna troonile, nad on vaatega trooni poole. No aga siit ilmselt võiks väga pikkadesse ekskurssidesse minna, et mida üks ja teine detail nendes kirjeldab. Võib-olla kõige lihtsamalt, kui mõtelda selle 24 numbri peale, siis võiks meelde tulla ühest küljest Vanatestament, kus räägitakse 12 Iisraeli suguharust, et siis ta teatud mõttes sümboliseerib seda traditsiooni, mis sealt tuleb.
ja ülejäänud 12 võiks siis kirjeldada Jeesuse apostleid, kes ju teatud mõttes sümboliseerivad iga kristlast, sind ja mind täna siin. Ja kõik need on kogunenud ümber trooni, vaatavad trooni poole. Kõik need on Jumala lapsed. Nad on rõivastatud valgesse. See on ka üks selline väga korduv sümbol nii vanas kui uues testamendis. Ja eriti uues testamendis ta kõneleb selliseks puhtaks saamine. Ka täna me laudsime laulus, et on saanud valgeks, lumivalgeks on saanud riided Jeesuse veres. See on just see, et Jeesuse veres on saanud puhtaks, nad on lunastatud, nad on Jumala omad. No, veelgi põnevamaks läheb kirjeldus siis, kui meile räägitakse 4 olendist. Ehk siis räägitakse 4 olendist, kellel on 6 tiiba ja nad on kuidagiviisi ligilähedased selle Jumala trooni ümber. Ehk siis öeldakse, et üks on nagu lõvi sarnane, siis on härja sarnane, siis on palged nagu inimesel ja lõpuks on keegi siis kotka sarnane. See on ka muidugi üks selline teema, mille üle võib väga pikalt diskuteerida ja ma väga loodan, et ka kui te piiblitundi tulete, et siis on võib-olla meil avanenud veel neid perspektiive. Mis mulle kohe meeldib oli Haljala koguduse altar. Nimelt enne vanasti inimesed oskasid, mitte altar, vaid kantsel. Vanasti oskasid inimesed üsna kehvasti lugeda, pigem ei osanud. Aga läksid kirikusse ja vaatasid pilte, siis nemad said ka aru, mis see pildi peal on. Nimelt need 4 olendit on siis jagatud ära 4 evangelisti sümboliseerima. Ehk siis kui nägi inimene pilti või kuju, seal Haljala kirikus on kantsli peal on kujud, puiduskujud, et kui seal all on näiteks väike poiss, siis nad kohe teadsid, et siin pildi peal on järelikult või see kuju on Matteus. Või Markuse puhul, Markuse juures on lõvi, Luuka sümbol on härg ja Johannese sümboliks siis on kotkas. Lähete Jaani kirikusse, siis seal seda kotkast nagu kasutatakse, või mis oma templi peal kasutavad seda kotkast. No, loomulikult võib siin väga palju tähendusi näha, aga võib-olla seda võib ka väga palju lihtsamalt võtta või sellised igapäevaselt. Kui te mõtlete nende olendite või loomade peale, siis nad on kõik omamoodi sellisel tähtsal või sellisel tähelepanuväärsel positsioonil loodus. Mõtlete lõvi peale, loomade kuningas, inimene. Kas ta nüüd looduse kroon on või mitte, aga selge on see, et inimesel on mingisugune eriline positsioon selles maailmas. Härg on sellise jõu või tugevuse sümbol, viljakuse sümbol. Kotkas, kes näeb ülevalt kõike, kõik on selline ülevaade on kõigest. Ehk siis mingis mõttes need olendid kuidagi representeerivad sellise loodu või selle Jumala loomingu ülemust. See pilt läheb muidugi kummalisemaks, et siin ei ole ainult mitte, hea küll, et neil on 6 tiiba, mis teatud mõttes võib-olla on viide sellisele seeravitele või mingisugusele erilisele ingli positsioonile, aga veel sellele lisaks nad on kaetud silmadega. Silmad panevad tähele, silmad näevad, silmade kaudu meile jõuab teadmine. Täpselt samamoodi nagu Jumalateenistuse pealkiri on silmad, ehk silmad on kuhu poole su silmad vaatavad, kas nad vaatavad Jumala peale, kas nad vaatavad maailma peale. Aga silmad näevad seda, mis ümberringi on. Ja nendel olenditel ei ole ainult 2 silma, nende nägemine ei ole kuidagi piiratud. Nad näevad kõike, nende silmad on kõikjal, nad tajuvad seda maailma. Mõnikord meile püütakse ka kuidagi luua sellist nagu pettekujutelma, et see usuvärk, see on selline ullikeste teema. Need, kes ise hakkama ei saa, lapsed, need usuvad igast imelik asju, need päkapikke ja jõuluvana usuvad ja kõik need asjad. Kui suureks saavad ja mõistus pähe tuleb, ega siis nad enam ei usu. Või siis vanad naised, need võib-olla ei saa kõikidest asjadest aru, see usuvärk on nendele nagu mõeldud.
Siin Johannes joonistab meile midagi totaalselt vastupidist. Need olendid, kes näevad kõike, need olendid, kes tajuvad kõike, mis siin ümberringi on, siis nende reaktsioon on 180 kraadi teistpidine. Mida nemad teevad? Nad kummardavad seda kõige vägevamat seal troonil. Püha, püha, püha on Issand Jumal, kõige väeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb. See on loodu reaktsioon loojale. Kus kohas sina oled täna sellel pildil? Kuhu poole sina täna vaatad? Johannes näitab meile täiuslikku korda. Johannes näitab meile trooni. See, mis on kõige keskel. See, mis on maailma pidepunkt. Troonil istuja on kõige väeline. Ta oli, ta on ja ta jääb. See on avaakord. Kõige keskmes on troon. Ilmselgelt meil ei avardu igal päeval see vaade. Niisamuti Immutuse raamat läheb põnevamaks. Siin tekivad tegelased, kes ei ole nii meeldivad ja kes ei ole nii pühalikud. Aga avakord on paigas. See oli alguses ja see on, mis tuleb. Jumal on kõige üle. Täna tuletatakse seda meelde, mis on sinu reaktsioon sellele. Aamen.